Siin on Kingseppmeister kriuks ja näitan selliseid traditsioonilisi vanasid kingategemise võtteid. Ja see nahk on ülgenahk. See nahk on jaanalinnu nahk. Mõlemad on Eestist pärit. Ja on olemas vasikanahk. See on nüüd kõige pehmem, kõige sirgem, kõige siledam. Ja siis on lehmanahk. Et kõiki neid nahku ma kasutan küll erinevate kingade juures, aga ühe jalanõu juures ma kasutan erinevate loomade nahkasid. See tõttu, et erinevas kohas on erineva paksusega, erineva tugevusega, erineva parkimisega vajalikud nahad. Nii, ja kui nüüd mul nahk on olemas, siis tuleb jääda ootama klienti, kes astub ühel jalpäeva uksest sisse. Ja nüüd, kas tal on oma visioon sellest, mida ta tahab saada, kas tal on kunagi armsaks saanud mudel või võtame kätte kataloogi ja valime välja mudeli. Nii, ja kui nüüd oleme selle mudeli välja valinud, siis võtame mõõdud. Mõõduks istub klient tooli peale, paneme talle paberilehe talle alla ja kujutame ette, et see on nüüd jalg. Ja mis ma veel teen? Ma mõõdan jala siis võlvi kõrgused ära. Nende mõõtudega hakkan mina tööle. Alustan liistu valmistamisega. Need mõõdud, mis mul on, nende mõõtude järgi ma valmistan siis jala mudeli. Igale jalale tuleb see erinevalt läheneda, ehk siis üks on vasak, teine on parem ja üks jalg on suurem. Enamuses on parem jalg suurem, aga on ka olnud juhtumid, kus on vasak jalg suurem. Ning siis võtan puutüki ja mis ta siis on? Alguses on ta kirvetöö. Ettevaatlikult, seepärast, et ära võtta on mitu korda lihtsam, kui pärast tagasi panna. Edaspidi tulevad siis peitlid mängu, viilid, rasplid, kuni saab sellisest tükist saab selline sportauto. Lõpuks on meil see liist valmis, oma arust on valmis. Selleks, et nüüd kindel olla, et ta valmis on, tuleb kohtuda kliendiga. Kliendiga ma kohtun kokku umbes 5-10 korda. Et teada saada, kas see liist siis paras on, ma teen sellised maketid. Alguses teen papist, kui liist on valmis, hakkab minul disainimise töö. See on nüüd see sama liist, sama makett ja see on nüüd järgmine etapp, ehk siis siin tehakse siis see disain. Mulle meeldib teda disainida liistu peal. On ka erinevad, kes disainib teda paberi peal, mina teen teda liistu peal. Et selle järgi teen siis lõike. Lõike järgi valmistan ma pealsed. Ja kui minul on need asjad valmis, siis mina hakkan tegema kingale selgroogu. Ja see on siis kinga selgroog. Paksust nahast, tugevast nahast ja selle külge ehitatakse kogu king. Ning siis ma uuristan talle alla väikse skulptori tööna talle need randid, kuhu külge ma siis need pealsed õmblen. Kui pealsete osas on veel masinaga õmmeldud, siis edasine töö on kõik õmblused on käsitsi. Ning edasised õmblused teostan ma kanepinööriga. See on looduslikust kiust kõige tugevam. Tegin selgroo, teen talle pitsi, siia nüüd läheb barbad sisse ja tal tuleb ka kapp, kannaosa. See pits ja kand läheb siia kahe kihi vahele, ta läheb voodri ja pealse vahele. Ja siin on ka pits sees. Et see annab talle selle vormi, et ta ära ei vajuks. Ja see töö näeb välja niimoodi, et sobitakse paika. Kõik see asi tehakse märjaks. Tõmban ta siia peale. Mul on siia vahele pandud pitsid. Et selliseid kinnipanemisi ja lahtivõtmisi selle kinga valmistamise on hästi palju. Naelad sisse, naelad välja, naelad sisse, naelad välja. Nii, ja kui ma siin kogu aeg lähen, siis lõpuks on ta siin liistu peal. Ja siis ta 3 nädalat kuivab mul. Ja kuivab ära nii pealne
kui vooder sai ka märjaks ja kõik need vahekihid ja see liim, see peab kuivama rahulikult. Ja samas on ka see põhjus, miks see kinga valmistamine kaua aega võtab. Ehk siis iga selle etapi järgi peab ootama, kuni ta ära kuivab. Kui ta nüüd ära kuivanud siin, siis hakkan ma talle talda alla panema. Siin on mul siis see kanepinöör. Siis on mul mesilasvaha. Siis on mul mesilasvaha segatud männivaiguga. Nad on erinevad. Kui mesilasvaha on selline pehme, siis see on kõva. Aga ta on kõva täpselt nii kaua, kui ta on jahe. Et kui teda soojaks teha, siis ta läheb pehmeks ja kleepuvaks. Kui ma sellega õmblen, siis ma tõmban ta läbi nii kiiresti, et see vaha läheb soojaks. Tõmban ta kokku ja ta liimib ennast kinni. Ehk siis kõik need õmblused, mis ma teen, lisaks sellele, et ma õmblen, ma ka liimin nad kokku. Et kui ta kuskilt läheb puruks, see õmblus, siis ülejäänud kohad hoiavad teda edasi, seepärast, et ta on ennast kinni liiminud. Ja ta liimib lisaks sellele, et ta omavahel liimib kokku, ta liimib ka ennast naha külge. Nüüd ma õmblen ta siia selle randi külge. Ehk siis tööliigutused tehakse naaskel kokku ning siis surutakse siit läbi, surud läbi naha, läbi selle randi ja välja jälle. Hop. Ning siit läheb läbi. Kui mul on pealsed nüüd õmmeldud pinsoli külge ära, käivad siia alla tallad. Tallanahk on samasugune, paks. See kleebitakse siia alla. Jälle ta peab kuivama kaua. Ning nüüd selle talla omavahel kinnitamiseks on erinevad moodused. Kiirem on tikutada kauk ette ja tikk järgi. Teine töö on kogu see asi õmmelda. Neid tegelikult kombineeritakse, et on mõttekas teha niimoodi osa tikutada, osa õmmelda. Keskosa, mis ei liigu ja ei paendu, võib tikutada ja see, mis paenduks, siis see on õmmeldud. Ja lõppviimistlus siis kingakreem. No natukene veel siit veel läikima lüüa ja valmis ta on.